Meil aga ei ole teps mitte intervjuud veel lõppenud ja mitte ei ole veel kogu pidu otsas, vaid tegelikult nüüd alles pidu läheb käima. Enne seda tuletame teile meelde need, millest me ennem rääkisime. Palun kirjutage endale üks kiri, kes pole veel seda teinud, sest ehk saate seda veel teha. Pange, seda on äärmiselt huvitav aasta pärast teada saada, mis te kirjutasite, sest ma olen täiesti garanteerin teil, et te juba ülehomme ei mäleta, mis te kirjutasite. Kindlasti osalege kindlasti ka mängus ja täitke ära tagasiside ankeet veel kord palun, sest meil on seda väga-väga vaja. Ja me anname veel täna mitmed auhinnad üle, sest see laud on seal veel välja jagamata. Nii et, aga nüüd ma saan aru, et meil lükatakse nurka, sest siia nurka tuli hoopis uus esinejate, nii-öelda uus esinejate seltskond. Ma ei tea, kas neil PowerPoint on. Jäi koju. Neil on power. Pointi ei ole. Oi, vabandust, vastupidi. So very high air, just like a dragonfly. I fly above the trees, over the seas, in all degrees now, so anywhere I please. Whoa, I want to get away, I want to fly away, yeah. Your Lars. Let's feed into the sun, let our spirits fly, for we are one, just for a little fun. Oh, oh, oh yeah, I want to get away, I want to fly away, yeah, 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 I want to get away, I want to fly. Nii, käetel hakkasid tööle. Ma väga hästi näen, ma olen siin see asi. Oh, natuke näen, paneme seda algust. Oh, nii, kõigi käed tööle! Nime järgi. I want to get away, I wanna. Tuleb või? Yeah, yeah. Ükskord veel. Seal ei laula, laulge ka. Yeah. Nii laulab, see pool ainult laulab. Mehed! Väga hea, väga hea. Nii, proovime seda poolt, teie laulab. Teie! Fantastilised naid. Oh, yeah, yeah. Oh, I want to get away. I want to fly away. Yeah. Meie istu, me ei vitsi istuda. Ei. Tere! Mina olen Ike. Mina olen Roland ja koos meiega oli veel Siim. Näita ennast. Tule. Ühesõnaga, me teame, et teile on väga palju tarkust, väga palju häid mõtteid sisse puhutud tänase päevaga.
Kui paljud teist mõtlevad juba vaikselt õhtu peale? Ei mõtle. Osad mõtlevad. Igatahes, järgmise 10-15 minuti jooksul me teeme teil olemise lõbusaks. Kas see sobib? Ainult sealt poolt tuli. Ma tahan sealt poolt ka kuulda. Nii ja koos? Mulle õudselt meeldib teha seda. Vabandust. Vaatasin ka, et meil on hästi lihtsaks asi tehtud siin, et kirjas, üllatus, bänd, 16.35, esimene lugu, jutuajamine. Nüüd see vist on see koht. See on see koht. Aga paljudest on Bandcampist midagi kuulnud? Bandcamp, see, mis siin on kirjas. Paljud on kuulnud midagi? See on nii tore, iga kord, kui me teeme seda, siis meil on alati rohkem inimesi tuleb. Ühesõnaga, me oleme Bandcampist ja viimase 2 aasta jooksul oleme bändidele kuskil üle 200 esinemise saanud ja tänu sellele siis on paljud korraldajad olnud õnnelikud, sest neil on esineja olnud. Nii et kui teil on kuskil bändi vaja, siis võite alati meie juurde pöörduda. Aga see ei olnud see, millest me täna rääkima tulime. Me pidime jagama ka mingit väliskogemust. Ikke on ka siin väga suur õppija välismaal. Mul on väga suur välismaal õppimise kogemus. Nimelt 17 aastat tagasi ma õppisin 1. klassis Ameerikas. Ja tegelikult selle peale on naljakas mõelda, sest et ma elasingi väiksena USAs, Californias siis ja käisin seal sellises klassis, oli palju erivärvilisi inimesi, võib vist nii öelda, eks ole? Võib öelda. Nii, ühesõnaga, point on selles, et kuigi väga pikka aega on mööda läinud sellest, siis ühe olulise asja ma sain sealt. Ma sain keele suhu. Ja mis see tähendab on tegelikult see, et te saate mingisuguse keele, keel on nagu söömiseks ka muidu hea, aga et te saate nii paljude inimestega suhelda, et ma küll kontakte seal ei loonud, aga igatahes keele ma sain sealt suhu, nii et keeled. Jah, mina küll välismaal õppinud ei ole, aga selle aasta jooksul ma olen kuskil üle 50 päeva Eestist väljaspool veetnud nii USAs kui ka Inglismaal ja ma tahaks jagada ühte, kui me käisime oma Bandcampi tiimiga 4 olime, käisime Phoenixis sellel kevadel, siis sealt ma tahaks lihtsalt niisugust seika jagada lihtsalt, et me läksime, kuna meile muusika meeldib, me läksime kuulama ühte bändi, väga lahe bänd oli, mis ta nimi oli, sa mäletad? Dr. Bones oli bändi nimi. Aga nad tegid hullult ägedat mussi kuskil Phoenix jumala suvalises mingisuguses klubis ja me pärast hakkasime nendega rääkima, saime nende kontakti ja saime teada, et nad mõned päevad hiljem, kui me uuesti Phoenixisse tagasi jõuame, sest me vahepeal käisime natuke veel ringi kuskil, nad esinevad jälle. Ja siis me tulime tagasi ja me läksime sinna kohta. Ainuke jama oli see, et nad esinemine oli läbi saanud selleks ajaks. Ja no see oli meie viimane õhtu ka seal, eks ole, me tahtsime näha, ikka mingit melu tahad on ju viimasesse päeva ja Ja siis seal olid mingid inimesed, kes ütlesid, et aga siin toimub üks after party, house party, Nagu teate küll, USA värk on ju, et kõik need bändiliikmed on seal ja igast rahvast läheb veel sinna ja meil anti mingi aadress ja me siis läksime hüpsime autosse, sõitsime kohale. Siis jõudsime kohale, vaatame mingi maja. Seal on mingisugune naljakas, mingi niisugune raudpuu, kujutate ette, kell on 11:30 öösel ja mingi rauast puu on maja ees. Täiesti random. No siis me läksime, koputasime ja natuke võtsime muidugi julguse enne kokku ka, sest kuidagi tundus natuke no, lähed nagu koputad täiesti võõra maja uksele 11:30 öösel kuskil Phoenixis. Ja siis uks tehti lahti. Seal oli niisugune kunstniku olemisega tüüp, kelle silmad olid veits tagurpid, no ütleme nii, et otse öeldes ta oli pilves. Ja siis ta nagu, me mõtlesin, kas see nüüd on see koht, et millest meile räägiti või kuidas, mis sellega nagu on, et siis ta, ma ei tea küll, et mis after party, aga ta oli väga lõbus ja niisugune lahke tüüp, ta ütles, aga tulge edasi, et ega teljakasi tulete, tulge, astuge sisse, nagu et meil Tattoo-salong oli see, me astusime tattoo-salongi sisse, me olemegi okei. Mis me oleme seal, küsime, et kus siis pidu on või mis nagu juhtuma peaks või mis, ma ei tea umbes üldse, et ma isegi ei tea, kas me olime õiges kohas või mitte. Just, ja siis, tegelikult oli ka see, et kuna oli viimane õhtu ja meie lend pidi minema 5 tunni pärast,
siis me ei olnud endale ööbimist võtnud ja siis me nagu niimoodi viisakalt küsisime, et äkki kui me korraks siia mingi hetk mul silma ka kinni paneme, et äkki see on okei, nagu, et tundusid juba täitsa toredad tüübid, et hullumistega ei ole, natuke niisugused teevad pidu ja joovad, aga muidu olid nagu sõbralikud. Ja siis seal Phoenixis on niisugused, kõigil on majad ja siis neil on hoov, et seal ei ela keegi korterites peaaegu, et siin on enamustel on nagu majad. Ja siis tal on nagu kõrval oli mingi niisugune külaliste maja, siis ütles, et lähme sinna, et vaatame selle koha üle nagu. Ja siis me lähme sinna hoovi ja siis astume sinna ja siis vaatame mingisugune niisugune rauast, mingi aed oli seal. Mingi puur oli, jah? Ja seal on kanad. Keset Phoenix, see on umbes sama hea, kui sa lähed siin Tallinnas, kujutage, et lähete kellegi korterisse külla ja tal on rõdul on kanad. Ja siis me oleme seal ja siis nagu vaatame neid kanu ja siis dude, what's with the chickens? Ja siis ta on, et I don't know, they're just chilling. Vot, ja siis ühesõnaga, me saime kõik, magasime nagu silgud pütis, öeldakse nii, jah? Nojah, meil oli niisugune umbes 2 inimese voodi, kus me 4 natuke mõned tunnid pikutasime. Aga ühesõnaga point on see, kui te midagi muud välismaalt ei saa, siis mõne läheda mingi kogemuse, elamuse te saate kindlasti, seda võime garanteerida. Nii et te saate rääkida sellest elu lõpuni, võib-olla järgmises elus ka, ma ei tea seda. Aga meil on tegelikult teile üks lugu veel teha siin. Tahate ühte lugu veel? Jaa, aga mul on üks raamat ka siin. Oota, ma pidin enne, kas see on kirjas siin või? Raamat. Ei ole, oota. Mis siis? Tohib või? Korraldajate heaks kiik. Ühesõnaga, siin on Bandcampi raamat. Paljud teist tahaks endale seda Bandcampi raamatut. Nii. Ja ma viskama ei hakka. Kes jõuab esimesena? Tubli! Teeme aplausi sellele inimesele, kes püsti tõusis. Kõigile neile, kes püsti tõusid. ja tuli võttis selle, aga oluline asi, mugavustsoonist väljatulek ja võimalusest haaramine. Kui teile pakutakse, siis minge võtke. Tihtilugu see nii ongi. Aga selle laulu me juhataks ka ühe väikse looga sisse, et selle sama kord, kui me seal nüüd kevadel käisime, siis tegelikult see kogu see reis algas. Minu jaoks ta algas ühe 3-päevase seminariga, mida viis läbi Robert Kiyosaki, kes on Rikas ja vaenlase raamatu autor. Palju on kuulnud midagi Robertist või Rikas ja vaenlasest? Okay. Ja ma osalesin seal ühel sündmusel ja 2 päeva enne sinna minekut me mõtlesime, et kurat, teeks neile ühe laulu ja esitaks seal seda. Ma ei tea, kuidas see juhtub, et kuidas ma nagu lähen sinna ja nagu ütlen, et me nüüd esitame seda, sest nagu, me ei ole midagi kokku leppinud. Aga asi läks sinna, et selle sündmus sai läbi, me leidsin selle hetke ja me saime kogu sellele rahvale selle laulu esitada. Ja pärast seda tegelikult üks huvitav asi, mis sealt veel juhtus, oli see, et üks inimene pöördus minu poole pärast seda, ütles, et kuule, me tahaks seda laulu litsenseerida teilt ja siin USA turul levitada. Me oleme mingi... Las ma mõtlen korra. Jaa. Et oled nagu kuulnud küll litsenseerimisest, aga et kuskil välismaal sinu lugu päriselt saaks niimoodi minna, see oli väga eriline hetk meie jaoks. Ühesõnaga, 3. point, mis me tahame teile öelda, ongi kontaktid, korjake nii palju kui vähegi võimalik väliskontakte, suhelge ja nendest, mis iganes võib sellest tulla. Ja see on alus või siis tee teie rikkalikku ellu, millest meie lugu ka nüüd räägib. Kas meil on mingi küsimuste voor ka või? Küsimus on see, et millal laul tuleb? Millal laulu saab või? Jaa. Nüüd. Palun! Kui sobib. Jah. Siim, tule välja sealt Turust. Siim, tule ta. Kindel. Okay. Pikk päev, jah. Palju mõtteid. Ma näen siin väga palju säravaid nägusid. Ja mul on hea meel selle üle, et kuulasin enne seda vestlust. Ja mis me ütleme lõpuks on see, et elage rikkalikku ja funny elu. Ärge nagu liiga tõsiselt ka võtke, sest lõpuks on ikkagi. See tuleb rich life. Many people
staying in the comfort zones. I can tell you they ain't opening those doors. Those doors that lead to wellness, spiritual awakeness and happiness. Those doors that lead to building businesses. So what are you waiting for? Welcome to my world, a world of learning and understanding. Welcome to my world, just take action. Satisfaction, today's hard work will pay off soon, and freedom is the power to choose. Welcome to my world, and welcome to a rich life. Võite welcome to my world'i ka refräänis kaasa laulda. Tere tulemast! Search for answers, search for teachers. Knowledge is the new way. I know I'm afraid, though I know I've got to be brave. Cause what you do is up to you. The process is greater than the outcome. So take control and unroll, and soon your dreams will come. So what are you waiting for? Welcome to my world, a world of learning and understanding. Welcome to my world, just take action. Satisfaction, today's hard work will pay off soon. Freedom is the power to choose. Welcome to my world, and welcome to a rich life, to a rich life, to a rich life. Oh yeah, to a rich life, to a rich life, to a rich life. Oh yeah, yeah, yeah. Welcome to my world, a world of learning and understanding. Welcome to my world, just take action. Satisfaction to these hours will pay off soon. Freedom is the power to choose. Welcome to our world, and welcome. Welcome to my world now, a world of learning and understanding. Welcome to my world, just take action. Satisfaction, today's hard work will pay off soon, and freedom is the power to choose. Welcome to my world, and welcome to a rich life. Daamid ja härrad, ma arvan, et üks õppetund, mis nende poiste poolt võiks teile veel olla, et kui midagi teete, siis nautige seda, mis te teete. 100% nautimist ja teie ees Bandcamp Trio. Aga nagu lubatud sai, kusjuures enne, kui me lubaduste juurde lähme ja hakkame välja ütlema neid nimesid ja telefonnumbri lõppe, kes on õigesti vastanud ja välja teeninud auhinnad, pluss veel tulevad meil siis ka SMS-i, parimad SMS-i küsimustele auhinnad, siis tahan öelda siit viimase sõnumi. Ma loodan, et see on sõnum. See on sõnum. Tahan öelda, et olete kõik mind inspireerinud. Ma tänan südamest. Selline sõnum tuli. Kujutage ette. Oh. Aplaus muidugi. Aga nüüd, Karel. Nii, jätkame siis meie mängu. Hakka sa siit lugema, ma hakkan neid võtma. Võitjate loosimisega Kati Leen. Numbri lõpp 4379. Tule palun meie juurde.
nii, kui kuulete nime, kuulete telefoninumbri lõppu, tule jooksuga, võta järgmine kohe. ja järgmine Mari lõpuga 9033. Tubli vastus, väga tubli. nii, kas me näeme, kus tuleb, kes tuleb, kus kohas? Tuleb, väga hea, järgmine. Raul Oskar 3802. nii, tuled kohe keset punast vaipa, tule, võta. Tulen sulle vastu. Palju õnne. Kott, vaatage sisse, ma ei tea, mis see kotis on. Karl Oskar, vabandust. Karl Oskar, aga keda sa ütlesid? Telefoninumber 3802. Karl Oskar, juba tuttu läinud. Tõnis Saar, pole teist. Nii, Triin numbrinõpuga 5082. Triin, no kes siis seda ei tea, 5082. Sina oled Triin, sina oled Karl Oskar. No nii, sa siis jäid tukkuma või? Pole hullu midagi. Vähemalt aus ülestunnistus. Ole enda vastu aus, nagu meil Margus Uudam ütles. Kui jäid tukkuma, Triin. Aleksandra 5292. Selleks nagu mingisugused, ma ei tea, mingid, mis mõõdud need on, mida öeldakse 5292? Ja ma veel ei ole aru. Sandra! Maarja-Liis. Ilus. 5124. Saite Maarja-Liisi telefoninumbri lõppu teada praegu. Ülejäänud arvutage ise välja. Nii, tule. Ja Jesse Karel. Kes see? Karel või? Ei, mitte mina. 2230 tuleb sealt. Kes tuleb sealt? Kust sa tuled? Nii kaugelt tuled? Miks sa nii kaugelt tuled? Näe, ma tulen sulle vastu praegu. Paned tähele? Liis 1682. Nii, mis asja sa ütlesid? Liis 1682 on numbri lõpp. Mina kuulsin 56882. Liis 1682, et tema kõrval. Karin 4965. Karin. Tule, Karin, tule, hüppa üle toolide. Talla sõbrad kõik. Peast ei tiksu. Mõtle, kui oleks araablane tead lennujaamas tiksub, see on ikka jube kahtlane küll värk. Tene. Ma ei usu, et siin ühtegi teist sellist. Liis, kuidas meelis? Kuidas päev meelis? Väga meelis, tubli. Oota, ära nüüd nii kähku tule, mul pole veel kingitust sulet. Nii, kes meilt seal tuleb? Tene tuleb. Nii, Aigi 8580. Ära nüüd nii häbelikult ka tule, on punase vaiba peal. Aitäh sulle. Nii, ja sealt tuleb veel. Näe, üks juba ringutab, küll sa koju saad, ära muretse. Mari 8849. See on väike, aga väga väärtuslik. Aitäh sulle. Mari, tuleb. Minu arust on juba kõik saanud praktiliselt, mõni tuleb veel. Saskia. Kes see? Saskia 1463. Saskia. Istud, see on nii pisikene, mis klassis sa käid? 3. Teisel kursusel juba või? Mis asjas? Tubli, aitäh. Saskiat ei olegi või? On küll. Tuleb, näed. Lisanna 2861. See on pikkus. No näed. Tubli, Saskia, tubli. Aitäh. Põhimõtteliselt tegelikult te võite kõik juba püsti tõusta hakata tulema. Kristi. Mulle tundub, et kõik saavad. 0380. Tule. Aitäh. Nii. Jarmo 5282. Kuule, oled sa kindel, et mul nii palju kingitusi on anda? Kuule, meil ei jää midagi niimoodi ju. Meil ei jää, jah. Kelle poiss see on? See on Jarmo. Jarmo või? Oi, vabandust. Lihtsalt hakkas tulema sealt ette. Ma ei tea, kes ta omaks võtab? Jah, mis sa tahad? Sobib. Kui sa niisuguse kahtluse olekuga, ma ei tea, julge väikest kotti ondagi. Helerin, Koos 520. Ja Georg, tule ka palun siia alla, 3134. Georg, palun tule siia alla. Marss. Andres, 6247. Georg, ära nüüd nii hooga ka tule. Sa pead enne pidama saama, kui alla jõuad. See on töövihik sulle. Palju õnne. Hiiglane. See on jälle üks mees. Piia, 5664. Loe ka, palju sul... Palju õnne! Kuidas meeldis? No on täiesti normaalne üritus. Normaalne muidugi, mis sa ikka muud oskad öelda. Normaalne üritus. Väga võidnud see normaalne kutt ka minu arust. Ka mõnus. Nii. Kuidas sulle meeldis? Hästi meeldis. Tubli. Nii, ja see peaks olema siis meil viimane. Viimane või?
No hea küll. 2949. Kellegi pole siukest telefoninumbri lõppu või? Või mäleta. Sina saad juba saanud, ei tohi tulla rohkem. Nii, mis eesnimi on? Keli. Pagan, õige kaabel. Nii, näed, sa saad koti, täitsa tühja koti, saad selle raamatu sisse panna siia. Tubli. Aga SMS-id. Siia või? Nii, SMS-id. Üks välja valitud küsimus. Mida rohkem hinnata, kas diplomit või kogemust? Viimast ilmselt isegi tulevikus printida ei saa, nagu kõike muud. 3D print, värk. Ja võitja telefonumber lõpp 4387. Kes tegi selle küsimuse? Marss lavale. Kes saatis selle küsimuse? No näed, täitsa uus poiss. Väga hea küsimus, aga vastust sa ei saanud. Vastust sa saanud. Vastust sa saad siis, kui kõik selle sisu läbi loed, mis seal kirjas on. Nii, kas elu ettevõtjana on tunduvalt lihtsam kui palgatöötajana? Räägi elust ettevõtjana. Telefonumber lõpp 7279. Kes saatis sellise küsimuse? Ma usun, et need ettevõtjaid on siin küllaga. Kes on meil selle küsimuse saatnud? Läks ettevõtjaga rääkima, ma arvan. Läks töövestlusele. Kas neid Sille saapaid on võimalik kuskilt osta? 0746, kes saatis sellise telefoni pealt sellise küsimuse? Ja vastuse saab muidugi Marguse käest. Margus on saabastega siin. Nii, üks mees juba võtab riidest lahti. Sina esitasid selle küsimuse või? Mis sa siis seljast ära võtad selle pärast? Vaatame, kas tuleb palliälu või vaatame, mis tuleb. Kui on jah mingid suhteliselt siuksed normaalsed asjad on jalas, aga tegelikult võiks olla ikka siuksed Sille saapad. Väga mõnus. Väga hea küsimus. Kuidas leida oma kutsumus? 4199 telefoninumbrid saatnud sellise sõnumi. Kuidas leida oma kutsumus? Kutsumus tuleb sõnast kutsumus. Jah, sealt ta tuleb. Palun. Auhind. Väga pikk küsimus. Kas pigem teha oma hobist elukutse või jätta see hobiks ja valida elukutseks muu ala? Ja miks? Kas peaks need ühendama või just lahutama? Matemaatika järelikult on tegemata, kui ei oska liita ja lahutada. Ja see on, tuleme Andres Arraku sõnavõtu juurde, et minge matemaatikat õppima. Siis saate vastuse. 6482 telefoni lõpuga. Kus on meil? No näed, tubli! Küsimus, kuidas saada üle iseseisva elu kartusest? Mis see tähendab? Sina? Sa juba teed virgutusvõimlemist. Telefonumber lõpp 8860. Kes saates selle küsimuse? Kusjuures vaadate kõik küsimused, täiesti uued küsimused, me pole isegi jõudnud need lugeda. Ei tea, kust need jäid, kuskil filtrisse kinni vahepeal. Aga kuidas saada üle iseseisva elu kartusest? Sa näed nii iseseisev välja, mis asja sa kardad? Või sõbranna palus saata? Self-confidence is one thing that everybody is missing. Actually, most of them are afraid to build their own dreams. Any suggestions? How do you keep on going to your dream? Ma arvan, et see on täitsa Eesti küsimus. 1688 telefonumber. Who's made this? Näed. Tuleb. Mundris mees ka lava peal täna korra. Kuule, just for any case, you're speaking Estonian too, no? You are an Estonian, no? Yes. Yes, Estonia. Siin on Matjajev. Kes sa tegelikult oled? Venelane. Õige, aplaus, suur tänu sulle. Super. Ma saan aru, et sul ei ole selle vene klaviatuuriga telefoni, jah? Ei saanud saata, näed, pidi inglise keeles, aga väga hea küsimus. Milline on teie kõige suurem läbikukkumine, kuidas sellest üle saite, sellest me saime väga hästi teada juba. Telefonumber 4515 oli ka üks parimaid küsimusi ja näed, auhinna saaja kohe siit samast lähedalt. Ja kaks viimast. Mille alusel valisid koole, riike, kuhu minna? Kas vastavalt erialale või riikidele, kuhu sa ise soovisid minna? Selline lahe küsimus, välja valitud jälle nende seast, nii et 6400 telefoni lõpuga. Sina, just nii, tule siia.
rivilaulu alga. Ei tule midagi, ei piiksugi, ainult rivis laulab. Ja viimane. Kui te olete hetkel peaaegu oma eluga rahul, kas te siis seda ei pea tiksumiseks? Küsimus araablasele. Küsimuse saatja number 5504. Väga hea küsimus. Sõdurmehed tulevad. Ma loodan, et sa ise ei tööta sidepataljonis. Sealt tiksutakse kogu aeg. Morset ja muud asja. Midagi peab sulle ka jääma. Teate, Karl, kas sul on midagi öelda? Lõpetuseks. Mina ütleks ennem ära ja siis ma jätan lõpusõnad oma pojale. Mina tahaks öelda, et mina pole ei tea, kui kaua käinud nii heal konverentsil. Ausõna. Ma olen olnud väga paljudel konverentsidel esineja ja ise moderaator. Mega lahe. Ma väga tänan kõiki, kes esinesid, kõiki, kes kuulama tulid ja ma pean eraldi kindlalt tänama ka neid, kes kõigile sellele õla alla panid, sest ilma selleta poleks seda olnud. Me teeme suure aplausi Dream Foundation, Rajaleidja, Innove, Europass, Euroopa noored, Archimedese sihtasutus. Peamised toetajad olid nemad ja lisaks nendele Estonian Business School, Eesti Energia, Riina, kus sa oled? Margus võtab kõik tänusõnad endale. Elion, tagantjärgi veel ka Valdurile. Eures, Hoog sisse, Tallinna Spordi- ja Noorsooamet, Eurodesk ja loomulikult Solaris, Nokia kontserdimaja. Tänu nendele sai tänane üritus toimuma, aga tehke nüüd kõige suurem aplaus teile endale. Sest isegi kui mustades värvides Peeter Koppel ei üritanud lõpetada tänast päeva, siis ainukene, kes suudab selle musta teha heledaks, roosaks, helesiniseks, milleks iganes, on sära teie silmis. Ja kui see peaks kustuma, siis on must. Nii kaua, kui seda ei ole, on ka meie vanade inimeste tulevik helge. Aga nüüd lõpusõnad Karel Tallermaa. Kuigi ma ilmselt olen siin juba tublisti vanem või õigemini läksin juba kooli siis, kui mõned veel sündinudki polnud, siis minu haridustee ei ole ka väga kerge olnud. Õigemini ma ei ole siiamaani leidnud ühtegi eriala, mis mind sel määral paeluks, et ma temaga tahaks elu lõpuni tegeleda. Küll aga, mis täna selgus, on see, et niivõrd tähtis ei olegi see eriala, mis sa omandad, vaid see summa kõikidest kogemustest, mis lõpuks kokku tuleb ja neid asju me ei saa ette teada ja ainuke asi, mida me teha saame reaalselt, on olla tõesti avatud kõigele ja kõigile ja seda ma kindlasti kavatsen teha. Aga suur aitäh teile, on olnud fantastiline päev, väga palju õppida ja ma loodan, et teile ka meeldis. Suur tänu ja head koduteed teile kõigile ja rikkalikku elu. Kõik.